Tere! Nagu Kersti mainis, siis mina räägin teile Tallinna turismi sellistest põhilistest näitajatest, mida me ise jälgime osakonna sees. Lisaks nendele asjadele, mis ma siin mainin, Tallinnkaardi andmetest ma väga ei räägi, toimetame me tegelikult siis ettevõtlusteenistuses ka muude ettevõtlust puudutavate andmetega. Et turism on lihtsalt üks osa sellest. Mida me veel teeme, on igasugune ettevõtlustoetuste andmestik, millega me veel tegeleme, on näiteks ringmajanduse andmestik, tarbijakaitse andmestik, kõik sellega seondub. Aga täna on fookus siis turismil ja eelkõige mitte Tallinnkaardil, vaid turismil laiemalt. Alustuseks tõenäoliselt mäletavad eelmisest aastast osad sellist slaidiga. Siin on meie see nii-öelda jaotus, mida me üldse turismi mahu hindamisel peamiselt jälgime. Ja mida me jälgime, on siis need inimesed, kes jõudsid hotellidesse või majutusasutustesse, kes on majutusasutused Statistikaameti mõistes. Selleks, et nad oleksid, nad peavad omama vähemalt 5 voodikohta ja see paneb neile kohustuse siis tegelikult seda statistikat ka esitada. Miks me jälgime seda? On üks lihtne põhjus, see number on suhteliselt stabiilne, ta on kontrollitud metoodikaga, stabiilne just selles mõttes, et ta moodustab kogu külastajate arvust suhteliselt sama suure osakaalu aastate lõikes, circa 70%. Ehk lisaks sellele, kes on siin, on meil tegelikult ka veel umbes selline 30% inimesi, kes jõuavad Tallinnasse, kes jäävad siia ööseks, aga kes ei ööbi hotellides. Nüüd, kui ma võtan selle üksipulgi lahti, siis mis meil on tegelikult siin vasakul poolel, on eestlased. Nendest me tegelikult teamegi ainult neid, kes hotellides ööbivad. Kui nad ööbivad kuskil mujal, sõprade sugulaste juures või siis näiteks külaliskorteris, siis tegelikult me ei tea, kui palju neid on. Väliskülastajate vaatest teame me tegelikult ka kogu arvu. See on siis see mobiilpositsioneerimise number, mida me oleme seni hankinud koostöös Eesti Pangaga selliselt toredalt ettevõttelt nagu Positium. Ehk siis, kui väliskülastaja tuleb siia, võtab oma mobiili kaasa, võrgus mingisuguseid toiminguid teeb, siis see number jookseb ka siia sisse. Ja kuhu ma jõuda tahan, ongi siis välisturistid ja majutuse ettevõtete sööbijad. Ehk ülejäänud esitluses läbivalt me tegeleme selle numbriga siin. Mis olid eelmise aasta kõige olulisemad trendid? Esiteks see, et väliskülastajate arv kasvab jätkuvalt väga kiiresti. Natukene aeglustuvalt, ehk siis kui me võtame selle kasvufunktsiooni, siis ta on sellise kuumäära kujuga enam-vähem, et tegelikult me oleme täna väliskülastajate arvu pealt, nende arvu pealt oleme me tegelikult 2019 aastast maas, ööbimiste vaatest me oleme üsna sarnasel tasemel juba. Aga mis eelmisel aastal juhtus, on see, et tegelikult nende hulk, kes jäi ööseks, nende hulk kasvas märkimisväärselt rohkem kui nende hulk, kes tulid ainult 1 päevaks. Jälle, võrdluses 2019 aastaga, mida me näeme, on see, et täna näiteks on oluliselt väiksem kruiisituristide hulk. Ehk siis tegelikult inimene, kes tuleb Tallinnasse, jääb siia kauemaks, ta saab oluliselt kvaliteetsema kogemuse ja tegelikult ka talle müümise mõistes on seda teha oluliselt lihtsam. Ja nendest, kes siis jäid ööseks, nagu ma mainisin, circa 70% on siis see, kes jõuab hotellidesse ka. Ülejäänud ööbivad siis mujal. Kui huvi on, siis tegelikult meil on andmeid, et see siia ka natuke süveneda. Hetkel me näeme, et see jaotus on umbes pooleks niimoodi, et nendest, kes ööbivad mujal, umbes 50% siis ööbivad kuskilt sõprade sugulaste juures, ehk tegelikult majutuse eest isegi ei maksa. Ja umbes pooled ööbivad siis külaliskorterites. Et see aitab meil tegelikult selle turumahu ka enam-vähem ära hinnata. Ja kruiisireisijate hulk eelmisel aastal tegelikult isegi langes versus 2023. Ise me seda väga oluliselt ei jälgi, aga mingil põhjusel on see number, mis meediale väga palju meeldib. Iga kord, kui on juttu Tallinna turismist, siis tihti peale teema läheb kruiisiturismi peale. Välisturgude ja vaates, ehk siis kes on meil kõige suuremad välisturud, on jätkuvalt number 1 Soome.
See on siis nendest, kes jõudsid ööbima ka tegelikult majutusasutustesse. Ehk siis on siis ööbimiste arvu järgi. Circa kolmandik on siis Soome turgu, natukene rohkem. Suured turud on meil veel ka tegelikult Läti, UK, Saksamaa ja USA. Kui ma võtan lahti meie tippriigid, kus kõik väiksemad on ära grupeeritud, siit paistab see pilt natuke selgemini, siis mida me näeme ongi see, et Soome on selline natuke üle kolmandiku ja kui me võtame sinna juurde teised suured grupid, UK, Saksamaa, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, siis me saame umbes teise sama suure grupi sinna kõrvale. Trendide vaatest Soome on hästi stabiilne. Tal sisuliselt mingisuguseid kõikumisi eelmisel aastal ei olnud. Ööbimiste arv on enam-vähem sama, mis ta oli üle-eelmisel aastal. Ja ka sel aastal hetkel me näeme, et tõenäoliselt ta väga ei muutu. Täna tulid jaanuari numbrid. Tallinna numbreid avalikus vaates seekord esitatud ei ole ja selle lihtne põhjus on see, et nad on ära peidetud selleks, et mitte kuvada seda arvu, mis on siis Harjumaal, aga väljaspool Tallinnat. Kui see arv on liiga väike, siis Statistikaamet seda ei kuva. Aga me näeme, et kogu Harjumaa number, mis sisaldab siis Tallinnat ka, on seal sees. Ehk siis Soome turg jätkuvalt stabiilne, suuri muutusi selles mõttes ei ole. Saksamaa tegi eelmisel aastal hästi kiire kasvu. Sama ka tegelikult UK, USA ja Aasia riikidega. Aasia riigid on meil grupeeritud, sinna alla kuuluvad Jaapan, Hiina, Lõuna-Korea. Kui ma eksi, siis need 3 tegelikult ongi. Ja mis mõjutas kindlasti, Ameerika Ühendriikide puhul me nägime väga häid lennuühendusi Soome lennujaamast Helsingist. Eelmisel aastal olid nad tegelikult ka ööbimiste arvult Soomes või õigemini Helsingis suuruselt, kui ma eksi, esimene või teine välisturg. Ehk siis üsna palju kandub sealt lihtsalt ka niimoodi üle. Selle aasta prognoosidest nii palju, et Saksamaa puhul me oleme üsna ettevaatlikud. Me näeme, et ette ostetud piletite arv lennunduse vaatest on eelmise aastaga võrreldes natukene languses, aga me näeme, et otsingute huvi on jätkuvalt püsiv, võib-olla isegi natukene kasvab. Eeldame, et ta jääb suhteliselt sarnasele tasemele eelmise aastaga, et väga suuri muutusi seal oodata ei ole. Lätit on meil keeruline prognoosida, UK puhul on seis ka tegelikult, ütleme, eelmise aasta numbritega suhteliselt sarnane, ehk väga tugevaid muutusi seal ei ole. Ameerika Ühendriikide puhul poliitiline seis mõjutab tõenäoliselt palju, mis seal juhtuma hakkab. Etteostetud piletite vaatest me näeme, et tõenäoliselt tuleb see aasta isegi natuke parem kui eelmine. Ja Aasia riikide puhul me eeldame jätkuvalt väga kiiret kasvu, kuna tegelikult see on see turg, kus meil on täna pandeemiaeelsest tasemest kõige rohkem puudu. Ja võrdluseks, eelmine aasta oli rekordiline just selles mõttes, et mitte kunagi, mitte ühelgi varasemal aastal ei ole Tallinna majutusasutustes veedetud nii palju öid turistide poolt. Siin on üks suur aga, see aga seisneb selles, et see välisturistide arv on veel selline circa 10% maas. Ja kust see vahe kompenseeritakse, on siseturism, mis läks meil numbrite poolest üles kohe pandeemia alguses sisuliselt, või ütleme kohe, kui need piirangud õdvenesid, ja hiljem ma seda näitan ka korra, mis seal on see, et ta on hästi stabiilne. Ehk kui me tegelikult räägime turismiosakonna tegevuste vaatest ka näiteks sesoonsuse hajutamisest, siis siseturist on see, kes aitab meil seda väga hästi teha, kuna ta on aasta ringi hästi stabiilse ööbimiste arvuga kogu aeg, iga aasta. Ma jõuan tõenäoliselt hiljem ka selle juurde, miks, aga see jääb lõppu. Ja siin on meil võrdlus natukene välja ka toodud, ehk siis kui me võrdleme 2019 aastaga, siis siseturistide ööbimiste arv on 71% kõrgem, kui ta oli enne pandeemiat, välisturistide arv on selline, ütleme, 10% maas ja kokku me oleme selline umbes protsendi jagu ees. Ja kui me võrdleme siis üle-eelmise aastaga, siis tegelikult kasv on igas kategoorias, aga kiiremini kasvavad välisturistide ööbimised.
siseturismil selles mõttes ei ole ruumi kasvada, et palju neid eestlasi siia Tallinnasse ikka tuleb, kui meid ongi ainult selline piiratud arv. Ja välisturgude vaatest mainisin enne Aasia turge, mis on meil, ütleme, taastumata selles mõttes, aga mida tasub veel vaadata, on see, et kui meil oli enne pandeemiat tegelikult ka Vene turg, siis pandeemia järgselt ja tegelikult ka Vene sissetungi tõttu Ukrainasse on see arv oluliselt langenud. Kui me jätame selle numbri täna kõrvale, siis on ööbimiste arvu vahe selline sisuliselt olematu, me räägime vähem kui 1%. Et tegelikult on see ööbimiste arv meil juba enam-vähem saavutatud. Nüüd välisturistide ööbimise majutusasutustes, siiani ma olen rääkinud numbritest, mis on aasta peale kokku. Siin on meil ka kuude lõikes näha. Mis oli eelmisel aastal omane, on see, et aasta algus oli suhteliselt nõrk tulemus. Põhjuseid võib seal olla mitmeid, aga pigem, miks me panemegi ise sellest aastast natukene rohkem fookust aasta algusesse, ongi see taastumine, mis on tulnud suve puhul natuke kiiremini. Ehk siis, kui me räägime nendest viimastest aastatest, võrreldes 2019 aastaga, siis madalam turistide arv on toonud kaasa meie vaatest ühe sellise positiivse nähtuse. Positiivne nähtus on olnud see, et see soonsus on parem. Ehk külastajate mass aasta peale jaguneb natukene ühtlasemalt. Kus me oleme täna, on see, et need numbrid tulevad tagasi, aga nad tulevad kiiremini tagasi tipphooajale. Ehk siis, kui me teeme täna enda tegevuste planeerimist, siis me sihimegi eelkõige just madalhooaega. Et see, mis juhtus eelmise aasta alguses, annab tunnistust, et seda on kindlasti vaja teha. Aasta teine pool oli natukene parem, et ka siin olid need kasvunumbrid märkimisväärsed, see vahe siis, aga mitte nii suured kui suveperioodil. Me eeldame, et selle aasta suvi lükkab need numbrid, selle sesoonsuse meie vaatest natukene veel kehvemaks ja selle põhjus on see suur suvekontserdite arv, mis meil siis lauluväljakul toimub. Tõenäoliselt toovad nad hotellide täituvuse väga kõrgeks. Sellega tõenäoliselt kaasneb ka üks positiivne nähtus, millest ma jälle natuke hiljem räägin. Ja siin ongi see sesoonsuse vaade ka. Et kui me vaatame seda punast joont, siis see on see, mis seis meil oli nii-öelda kuude vaates 2019 aastal. Ja sinine on siis see, mis meil oli eelmisel aastal. Täna me oleme kuskil seal vahel, eelmisel aastal mitte täna, aga kus see vahe tuleb, ongi pigem, ütleme, madalhooaeg, sest kõrghooajal on ta enam-vähem juba täis saavutatud. Detsember on muide juba ka ületatud. Ja ma lubasin rääkida natukene siseturismist. Nagu näha, et kui ma lähen siit korra tagasi üle-eelmise slaidi peale, üsna hüplik on see graafik. Jaanuari ja juuli vahel on sisuliselt 3-kordne vahe, enam-vähem. Kui me vaatame siseturisti, siis tema tegelikult tuleb aasta ringi iga kuu enam-vähem täpselt sama palju. Selline 50-60 000 ööbimist kuus, pluss-miinus natukene. Ja jällegi hajutamise vaatest, mida see meile annab, on see, et tegelikult on keegi olemas Tallinna majutusasutustes ka madalhooaja kuudel. Mida me veel jälgime, on näiteks äriturism. Äriturismi mõõta on suhteliselt keeruline, peamiselt selle tõttu, et kui inimene registreerib ennast hotelli sisse, siis ta märgib ka põhjuse, miks ta reisib. Kas see on puhkusereis või tööreis. Tegelikult peaks seal olema ka selline üks tööreisi variant, mis on siis nii-öelda konverentsireis. Või suur sündmus, ärisündmus. Me ise ütleme selle kohta MICE, see on siis meetings, incentives, conferences ja exhibitions, kui ma ei eksi. Et selline ports teatud sündmusi. Ja kui inimene reisib selle pärast, siis ta peaks seda hotelli registreerimislauas ka tegelikult märkima. Mis on tegelik reaalsus, on see, et enamike hotellide puhul on see linnukese või see kastike sealt puudu, märkida seda tegelikult ei saa.
Ja kui me vaatame ametlikku statistikat, mis üldse sellise äriturismi turul, suure äriturismi turul toimub, siis eelmine aasta oli selles mõttes hästi-hästi kehv. Tegelikult me räägime rohkem kui 50% langust, aga me ei usu, et see on päriselt. Mis me arvame, et seal tegelikult juhtus, on see, et suur hulk neid, kes ööbisid enne sellistes hotellides, kus küsiti seda linnukest, ööbivad nüüd hotellides, kus enam ei küsita. Ja miks me seda arvame, on see, et me tegelikult kogume ise sellise platvormi kaudu ka tegelikult konverentsisündmuste andmeid. Ja sealt, mida me näeme, on see, et välisdelegaatide arv on jätkuvalt kasvamas. Me oleme seda andmestikku valideerinud ka tegelikult teiste Euroopa partneritega. On selline tore platvorm nagu turmis.info, kus siis enamik Euroopa turismisihtkohti enda andmeid esitavad. Tallinna ja Eesti majutusstatistika jookseb sinna muide täiesti automaatselt, aga konverentsisündmusi esitame me ise. Ja me saame seal võrrelda seda natukene ja võrrelda just sellest vaatest, et kuidas on see soonsus, millistel kuudel need sündmused toimuvad ja mis on need trendid. Ja see on meile tegelikult alust arvata, et siin selles Meetings.ee platvormis on üsna esinduslik andmestik. Mis me siit näeme, on see, et tõenäoliselt on natukene ära langenud väikseid sündmusi ja kohalikke sündmusi. Kui me räägime suurematest ja rahvusvahelisematest, siis seal on seis tegelikult suhteliselt hea. Ehk kui täna tahta püüda sellist konverentsi turismi klienti, siis ta tegelikult on täiesti olemas, ta ei ole kuhugi kadunud. Kui huvi on, siis tegelikult selle Meetings.ee andmeid me kuvame eraldi ka avalikul juhtimislaual. See link on suhteliselt keerukas, hetkel ma seda siia ei lisanud, aga kui vähegi tahtmist on, siis me jagame seda hea meelega. Mida me veel mõõdame, on see, mida linnaelanikud üldse arvavad turismist. Et nagu me näeme, siis meedias on tegelikult rahvusvahelisel tasandil tekkinud selline trend, kus turismi sellist, varju külge tõstetakse natukene rohkem esile. Kohati õigustatult, sest osades sihtkohtades on tegelikult täiesti levinud see, et inimesed ei ööbi mitte hotellides, vaid tegelikult külaliskorterites. Ja kui see toimub väga suures mahus, siis mis juhtub on see, et elupindade kättesaadavus kohalikel läheb väga kehvaks. Või siis ei kannata kohalik taristu näiteks väga hästi seda turistide arvu välja. Võtame heaks näiteks Veneetsia. Imeline linn, aga kui sul füüsiliselt ei ole tänavapinda, sest sul on kanal, siis see lihtsalt ei mahuta sinna enam väga palju turiste ära. Ja meil selliseks probleemseks piirkonnaks on vanalinna piirkond. Täna on see seis suhteliselt hea. Üks viis selle hindamiseks ongi siis elanike enda arvamus selle osas, kui palju võiks turiste linnas olla. Ja siin on ka küsitud seda mitmel viisil. On küsitud, kuidas võiks Tallinnas üldse olla. On küsitud, et kuidas on teie enda linna osas. Ja siis on küsitud, et suvekuudel ja Tallinna vanalinnas. Mida me siit näeme, on see, et kui me võtame nende inimeste arvu, kes arvavad, et võiks olla veidi rohkem või tunduvalt rohkem, siis tegelikult see on täna isegi napilt üle poole. Ja kui me liidame sinna otsa need, kes arvavad, et nüüd tänaseks on saavutatud see parastase, siis see on tegelikult enamik. Ehk vaidluskoht, kui see üldse eksisteerib, ei käi mitte selle ümber, kas turiste võiks olla vähem või rohkem, vaid selle üle, kas neid võiks olla sama palju või rohkem. Et kui ma võtan need kriitikud, siis täna need on selline 3% või ütleme kuni 6% vastajatest, sõltuvalt küsimusest. Enda linna osa puhul on inimesed natuke kriitilisemad. Et muidu võiks Tallinnas rohkem turiste olla, aga enda linna osas siis kindlasti mitte nii palju rohkem. Aga jällegi, kui ma võtan siin selle kriitikute osakaalu, see on ka selline 6%. Ja suvekuudel Tallinna vanalinnas, siin ollakse võib-olla kõige kriitilisemad, aga samamoodi ainult 6% arvab, et tegelikult võiks olla vähem. Ehk see sentiment, mis on meedias, et turism on selline väga piirkonda koormav nähtus, et ta ei paku võib-olla nii suurt majanduslikku väärtust,
ei päde ei majandusliku mõju osas kui ka tegelikult inimeste üldise hinnangu osas. Ehk inimesed näevad turismi ikkagi väga positiivse nähtusena. Siin mul seda võrdlust toodud ei ole, aga me küsime seda sama asja Tallinna linnana siis tegelikult teiste teemade kõrval järjepidevalt enam-vähem igal aastal. Ja meil on olemas 2019 aasta võrdlusbaas. Mida me saame öelda on see, et kui me võtame täna kõik need 3 küsimust, siis nad on oluliselt paremas seisus kui 2019 aastal. Mis me ootame muidugi, et juhtub, on see, et kuniks turistide arv kasvab, siis see seis selles mõttes läheb vaikselt kehvemaks tagasi, aga täna siin selles mõttes sekkuda veel niivõrd ei ole vaja. Aga sellegipoolest hajutamistööd me teeme nii Tallinna piires ruumiliselt kui ka tegelikult ajaliselt. See on siis just see madalhooaja sihtimine kui ka tegelikult see, et me tahame inimesed vanalinnast välja saada. Vot, see on natukene intrigeerivam slaid. Lubasin, et ma selgitan võib-olla, miks siseturist nii stabiilselt käib. Vastus on lihtne, sest odav on. Kui me võrdleme majutusasutuste hinda sellega, mis ta oli 2019 aastal, siis ta on hästi sarnasel tasemel. Ehk punasega meil on siis 2023 versus 2019, sinisega on eelmine aasta versus 2019. Meil on reaalselt kuud, kus meil on vähem kui 5% erinevust hinnas. See joonistub välja ka teiste platvormide andmetelt, sest mida meil siin on see, et tegelikult keegi majutusasutuste keskmist hinda statistikana niimoodi ei avalda. Aga mida avaldatakse, on sissetulek majutusteenuste müügist ja müüdud tubade või müüdud ööde arv. Ja selle lihtsa jagatisega me saame tegelikult kätte, mis see number on. Hotellid ise vahetavad omavahel infot sellise platvormi kaudu nagu on Benchmarking Alliance. Sealt paistab tegelikult välja suhteliselt sarnane seis ja see seis ütlebki, et tegelikult on meil täna sama hinnatase, mis oli 2019 aastal. Kuude lõikes on mul siia kõrvale tõmmatud tegelikult ka tarbijahinna indeksi muutus. Ja see ütleb meile seda, et tõenäoliselt on kulubaas kasvanud 2019 aastaga võrreldes selline 35-40%. Mis me arvame, et juhtub, või mis mina isiklikult arvan, et juhtub, see ei ole nüüd kindlasti osakonna seis, on see, et käesoleva aasta suvel tõenäoliselt läheb hotellide täituvus väga üles. Mis juhtub, kui täituvus läheb väga üles, on tavaliselt see, et kuskil 90% täituvuse pealt läheb vähemalt tagasi vaadates hind väga ülesse. Ehk siis tegelikult sealt maalt ülesse väga enam rohkem külastajaid ei taheta. See põhjus on seal, need põhjuseid võib olla palju, aga tõenäoliselt osa sellest tuleneb sellest lihtsast asjaolust, et ühel hetkel on seda teenindust pakkuda keerulisem, kui sul on näiteks 100% täituvus. Sest alati jääb keegi töötajatest haigeks, alati on mõne toaga probleem ja selleks, et külastuskogemus ei halveneks, pannaksegi see piir, ütleme, 85-90%. See oli muide ka hästi huvitav nähtus nüüd siis üle-eelmise aasta puhul. Tartu oli ju see, ikkagi eelmise aasta, Tartu oli Euroopa kultuuripealinn. Ja kui me vaatame, mis seal juhtus, siis tegelikult oligi see sama, et hotellide täituvus eelmisel aastal ei olnud kõrgem, kui ta oli aasta varem. Aga mis läks üles, oli hind. Me eeldame, et sellel suvel juhtub sama. Küsimus on, kas see hind tuleb uuesti alla või mitte. Kui ma räägin sellise tarbija vaatest, siis mulle väga meeldib see, et need hinnad on odavad. Kui ma räägin sektori vaatest, siis arvestades, et tegelikult ta on enamuses puhas eksport, siis tegelikult on hea, et see hind läheb ülesse. Tõenäoliselt. Jälle lubadust ma anda ei saa. Miks ta täna on all, on tõenäoliselt lihtsalt puhas konkurents. Et meil on turul piisav hulk tegijaid, kellest piisav hulk mingisugusel põhjusel hinnastab enda teenuse soodsalt, teised lihtsalt ei saa kõrgemalt müüa seda, sellepärast, et muidu võetaks neilt turuosa ära. Jah, siin rohkem midagi ei ole. Ja siis turismiteenuste eksport. Siin on mul siis välja toodud
Tallinna hinnanguline osa ja ülejäänud Eesti hinnanguline osa ja jaotatud ta siis, või näidatud ka kogumaht. Isegi nominaalses vaates, kui me ei korrigeeri seda numbrit tarbijahinnaindeksi tõusuga, siis tegelikult täna on see number natukene madalam, kui ta oli 2019 aastal. Ehk turist selles mõttes kulutab ikkagi natukene vähem, aga mida tasub meeles pidada, kui me läheme jälle esimese slaidi juurde, on see, et välisturistide arv täna on jätkuvalt madalam. Ehk tegelikult meil ei ole see number taastunud. Ta on selline circa 10% allpool. Kui me teeme sellise jämeda arvutuse, siis ühe turisti kohta ta on selline, circa 5–10% kõrgem kulutuste tase. Aga see on siis ainult nominaalselt. Kui teda tarbija hinnaindeksiga korrigeerida, siis me näeme, et tegelikult on väike langus ka. Ja mida veel tasub mainida, eelmise aasta vaates on meil jaotus Tallinna ja ülejäänud Eesti vahel suhteliselt sarnane. Mida me veel ise vaatame, on see, kui suure osakaalu ta moodustab kogu teenuste ekspordist. Ehk siis kõik teenused, mida Eestist üldse eksporditakse. Täna on turismiteenused sellest natukene alla 5%, 2019 aastal olid nad niisugune jäme jupikene alla 3%. See ei ole ilmtingimata murekoht, siin on lihtsalt teised teenused, tõenäoliselt IT-arenduse valdkonnas, mida eksporditakse suhteliselt suures mahus, lihtsalt eest ära rebinud. Turism lihtsalt võtab taastumise puhul natukene aega. Siin on ka see kogu arvunumber näha, et circa 10% madalama ööbimiste arvu juures, kui me räägime välisturistidest, on meil täna selline enam-vähem sama number, mis meil oli 2019 aastal. See on minu poolt kõik. Kui kellelgi küsimusi on, siis ma võtaksin need praegu. Pärast ma siia ei jää, jooksen minema.